Kuulge, nii armas lihtsalt, et raske on ära lõpetada, on ju. Niimoodi võib pühapäeva hommikust saada pühapäeva õhtu ja vahepeal panen tähele. Aga ärge muretsege. Päris nii kaua siin ei ole. Aga teate, kui Merle, armas Merle, kuskil, ma ei tea, võttis ühendust kõigepealt ja siis küsis, et kas me saaksime tulla ja et saaks rääkida ülistusest ja palvest. Teate, mul ei ole tavaliselt niimoodi, et kohe, kui keegi küsib, siis mul on mingi, jah, me saame tulla, me leidsime selle kuupäeva ja siis ma sain enda jaoks Jumala käest nii suure ilmutuse selle kohta, mis asi on ülistus. Ja teate, ma olen ülistusega päris kaua tegelenud, nii et selles mõttes ma arvan, et see on Jumala väga eriline kingitus teie kogudusele. Ja ma mäletan, kui me eelmine kord siin käisime, siis see sõna, mis Jumal andis, oli see, et hirm inimeste ees on surnud, et te ei pea kartma inimeste arvamust, et te võite julgelt teha täpselt seda, mis Jumal on teile ja teie kogudusele andnud teha. Ja ma usun, et selle nii-öelda jätkuks Jumal tahab meile kinkida Jumala kartuse vaimu. Sest et teate, see on see auhiilguse nägemine, kui sa näed seda, kes Jumal on, siis ainukene vastus on appi. Ja see suurus ja kui sa tead, et vot see auhiilgus on surnud sinu eest, on tulnud ristil ennast täielikult välja valanud selleks, et sind kätte saada. Kui te need kaks asja kokku panete, siis teate, ma nüüd hüppan oma konspekti kõige lõppu ja ütlen teile kohe lõpetus ära, et see armastus, mis saab meie südametesse niimoodi välja valatud, Jumal ütleb oma sõnas, et see on tugevam kui tuli. See on nagu tuli, see on nagu ta ütleb, et armastus on tugev nagu surm, armukadedus on julm nagu surmavald. Jumala armastus on sama tugev, ta on tugevam kui surm. Selle lõõsk on tulelõõsk, selle leegid on issanda leegid ja seda ei suuda kustutada suured veed ega uputada jõed. Ja teate, kui see armastus meid kätte saab, kui me põleme selles armastuses, siis on see tagakius, on see häving, on see, teate seda kirja kohta, inglid, peainglid, kõik halvad asjad, mis meid ümbritseda saavad, see ei loe, sest et Jumala armastus on meid täielikult kätte saanud. Ja ma arvan, et me ei saa lahutada neid kahte teemat, Jumala armastus ja Jumala ülistus. Sest nagu me alguses rääkisime meil sageli ja minul endal ka, ma tõesti esimesena tunnistan, et sa ju tahad, mina olen kirikus kasvanud, on ju. Nii et minul on see suur probleem, et ma pean üle saama sellest, et ma arvan, et ma juba tean kõike. Ja kui keegi on veel kauem nagu kirikus aega veetnud või palju piiblit lugenud, siis see on nii lihtne tulema, et ma olen seda kõike kuulnud juba. Aga teate, Jumalal ei ole piire. Mõelge korraks sellele, lihtsalt nagu füüsikaliselt, et Jumalal ei ole piire. Mis tähendab, et see on lõpmatus, mis tähendab, et teda saab lõpmatuseni avastada. Ja kui Jumal ütleb, et mina kogu oma täiusega armastan sind, siis kas te kujutate ette, kui suur on see armastus, mis see voog, mis sind võib tabada ja mis sind võib täita ja mida sa võid kogeda. Ja kui sul on olnud selline tunne, ma juba tean seda kõike, sellest ei piisa mulle, see ei ole päris see, mida ma otsin, võib-olla see Jumala asi, siis ma usun, et ma võin väga enesekindlalt öelda, et sa ei ole siis veel Jumalat päriselt kohanud. Sest kui sa oled maitse suhu saanud sellest, kes ta päriselt on, siis sul on ainult üks sõna, palun veel. Palun veel. Ja see on, teate, see on huvitav, et Jumal ju ise ütleb ka, et maitske ja vaadake, et issand on hea. Ja ta on väga kaval seda öeldes, sest ta teab, et kui sa selle maitse nii-öelda suhu saad, siis sa ei taha midagi muud. Ja see, et ta kasutab meie igatsust, sest ma usun, et te olete kuulnud, me oleme kõik sündinud ju, olete võib-olla seda sihukest väljend kuulnud, et meil on nagu Jumala kujuline auk on meie sees ja mitte miski muu ei saa seda täita. Ja ma arvan, et seda võib täpselt niimoodi öelda, aga piibel ütleb, et me oleme Jumala näolistena loodud. Me oleme loodud tema moodi olema ja kuna tema tahab meid lõputult, siis meie tahame teda lõputult ja mitte miski muu ei saa seda lõputut vajadust meie jaoks täita kui ainult tema allikas. Aga teate, mis on hea uudis? Hea uudis on see, et see allikas on tasuta, see on kättesaadav ja see on igaühele, kes usub. Ja nii, ma hüppan oma konspektis nüüd edasi-tagasi. Ja kui me räägime ülistusest, siis
ja ma hoiatan juba ette, et kuna mulle endale tundub, et see on nii rikkalik ja hea, mis Jumal mulle on andnud teie jaoks, siis ma lihtsalt nüüd pritsin teile seda nii kiiresti, kui ma saan. Kui on vaja, kuulake pärast järgi, kui see läheb üle pea, see on okei. Veel olge selles imelises ülistuse järel kumas pühapäeva hommikul, see sobib ka. Aga ma usun, et igaühe jaoks täpselt see, mida just temal on vaja kuulda, et Jumal on teie jaoks siia midagi pannud. Nii et nagu ma ei mäleta, kas ülistuses või enne juba rääkisime, et kui me räägime ülistusest, siis Jumal kõigepealt ütleb, et me peame teda ülistama vaimus ja tões. Ja nagu me rääkisime, siis tõde on see, et tema on piisav, et meid teha piisavaks tema jaoks. Nii et see ei sõltu meiest, meie oleme nii-öelda selle armastuse objekt ja see armastus on tingimusteta. Nüüd see, et me teda vaimus peame kummardama, teate, see kõlab meile tänapäeval nii võõralt. Sest nagu see ei ole sihukene keel, mida me kasutame igapäevases elus, et et tšau, et kuidas sa täna vaimus kummardasid kedagi, et kuidas sul nagu täna sellega läheb. Võib-olla koguduses me räägime niimoodi, see on väga tore, see oleks jube äge, kui me räägime vaimu asjades, vaimus liikumisest. Aga nagu kuna me elame siin maailmas, aga me ei ole siin maailmast, on ju, siis meil on nagu pidevalt vaja oma meelt tagasi tuua selle juurde, et oota, ma olen sündinud kusagilt mujalt. Mu vaim on uuesti sündinud kusagilt mujalt. Ma kuulun mitte siia maailma, vaid ma kuulun kuhugi mujale ja ma peaks nagu õppima kogu aeg kõike nägema läbi selle. Ja ma loen teile Hoosea 36. peatükist paar salmi, 25 ja kuni 27, mis ütleb niimoodi. Ja ma piserdan teie peale puhast vett, et te saaksite puhtaks. Kõigist teie rüvedusist ja kõigist teie ebajumalaist ma puhastan teid. Kes on õnnelik, et tänapäeva maailmas, kus ei ole väga raske leida üles kõike, mis on ebapuhas ja rüve, et Jumal annab meile seda puhast vett. Me saame täiesti puhtaks. Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Ma panen teie sisse oma vaimu ja teen, et te käite mu määruste järgi ja peate mu seadusi ning täidate neid. Panite tähele, et Jumal ütleb, et mina annan teile, mina piserdan, mina annan, mina kõrvaldan ja mina panen teie sisse oma vaimu ja mina teen, et teie käite minu määruste järgi. See kõik on Jumala vaimu töö meie sees. Nii et ma tahaks jälle, mul tundub, et Jumal nagu paneb sihukese nagu highlighteri või nagu ta lihtsalt teeb suurelt ja punaselt, et siin on 2 mõtteviisi. Üks on see, et mina pean ise seda tegema ja ma ei suuda seda kunagi täita. Ja teine on see, et Jumal teeb kõik. On ju? Ja mina pean uskuma, usus vastu võtma selle, mida tema on teinud. Ja ma ei tea, ma ütlen teile, ma ei tea, miks see on meile nii palju omasem. Ma tahan ise ära teenida. Ma tahan ise öelda, et vaata, ma tegin selle ja 3. Ja siis me üritame ja me pidevalt kogeme seda, et ma ei ole piisavalt teinud, ma ei ole piisavalt hea. Kes on olnud selles lõksus elanud? Mina olen aastaid selles lõksus elanud, eriti mis puudutab kirikus käimist ja see on hästi kurb, kui see koht, kus sa peaksid nii-öelda ilma piirideta tasuta armastust saama, et sa seal kuidagi saad aru, et oota, ma peaks nagu ise midagi ära teenima. Nii et ühesõnaga täna me ütleme uuesti, kindlasti veel on siin palju seda öeldud, et sina ei saa Jumala armastust ära teenida, vaid see on kingitus, see on puhas armu läbi antud kingitus ja meil on vaja eemalduda, nagu siin oli kirjas, sellest paganlikust mõtteviisist, et nagu võib-olla mingid suguharud või vanasti inimesed, kes ei teadnud, et nad kummardasid puust kujusid ja kummardasid kivist kujusid, võib-olla kummardasid vetevaime ja siin Eestis ka on ju, kummardati loodust, on ju, looja asemel, nad ei teadnud. Nii et sellise vana mõtteviisi järgi alati oled sina see, kes peab ära teenima, aga Jumal ütleb, ei, mul on kõrgem tee, mul on kõrgem leping ja mina täidan selle tingimuse, et sina saaksid minuga lepingus olla. Mina teen seda. No ja siis küsib, et aga mis siis meie osa on? Mis see meie osa siis üldse on ju? Ja mulle hästi meeldib see kirjakoht, kus Jeesus ütleb Johannese 15. peatükis, et jääge minusse ja mina jään teisse. See on 4. salm, 9. salm ütleb otse, kui minu isa on armastanud mind, nõnda olen mina armastanud teid, jääge minu armastusse.
see on meie osa see, et me jääme tema armastuse uskumisse, vastuvõtmisesse, täpselt niisama moodi nagu sellel päeval, kui me saime päästetud. Ma ei tea, kas keegi mäletab seda päeva, kui teie saite päästetud. Mina olin väga väike, ma olin 4-aastane, aga ma ikka mäletan seda päeva. Muidugi mul oli teismelisena oli veel hiljem pöördumise otsuseid ja ristimises ja kõiges selles. Aga see mõte sellest, et et ma kuulen, mida Jumal on minu heaks teinud ja siis ma lihtsalt usun seda ja võtan selle vastu. Teate, see on juba suur Jumala ime. See on püha vaimu töö meie sees, kui me seda oleme suutnud teha. Nii et meie elu koos Jumalaga ja tema ülistamine, kummardamine peaks täpselt samal alusel edasi minema. Nii et me peame vaatama, et kui me oleme sealt uksest õigesti sisse tulnud, mis me ei saagi ühtegi teistmoodi tulla, kui ainult õigesti, kui me lähme läbi Jeesuse, siis me peame jääma selle sama aluse peale, et me ei kalduks sinna kraavi, et me hakkame üritama ise midagi ära teenida, on ju. Ja ülistuse osas võib-olla on hästi oluline mainida ka seda, et mina ise ka võib-olla olen mõelnud niimoodi, et aga kui ma suudan püsida ülistuses, et isegi seda ma pean nagu ise ära teenima, et kui sa ei suuda ülistada ja palvetada, siis sa oledki masenduses ja kui sa ei suuda kirikus käia, siis sa ei saagi abi. Ja teate, et see ei ole õige mõtteviis, sest me ju teame kadunud poja loost, on ju. Et jah, kadunud poeg, ta läks isa juurest ära, ta tegi oma ringid ära, aga kui ta vähegi pöördus tagasi isa poole, siis isa jooksis talle vastu. See ei ole niimoodi, et Jumal lihtsalt ootab, et millal sa siis lõpuks ükskord nagu saad oma asjad korda ja tuled siia minu ligiollu. Vaid see on see, et ta aktiivselt, nagu see headuse laul on ju, ta ajab sind taga, ta tahab sind kätte saada. Nii et kui me läheme ülistusse, siis ma arvan, et see on üks kõige olulisemaid asju, et me tuleme selle teadmisega, et ma tulin selle armastuse sisse, mis juba on mind ammu oodanud, mis mind juba on otsinud. Ja siis me hakkame küsima, mis mind segab? Mis mind segab? Ja seesama kirjakoht, võib-olla teate, Psalm 46:11, mis ütleb, et jää vait ja tea, et mina olen issand. Ja see minu jaoks, ja ma usun, et tänapäeval meie kõigi jaoks, kus on nii palju informatsiooni, nii palju, mis tahab haarata meie tähelepanu ja puhtalt isegi, ma ei tea, telefoni maha panemine ja siis, et ka selles mõttes, et inimesed ei saa sind kätte, sotsiaalmeedia info, reklaamid, kõik need asjad, seda sagimist ausalt on nii palju, et ma arvan, et me kõik peaksime avastama selle on-off nupu siin. Võib-olla sagedamini, mina kindlasti. Seal on minu arust täiesti reaalne vahe, et kui sa nagu, kas on lihtsalt, et sa on nagu vaikse peal või ta on lihtsalt nagu kinni, siis on nagu päris suur vahe minu meelest. Et see sama, isegi kui selle kinni paned, isegi kui sa oled eraldatud, sa lähed, Jeesus ütleb, et tule oma kambrisse, sule uks ja ole koos minuga. Ja selleks, et sa saaksid vait jääda, üldse, et su sisemus saaks jääda nagu rahusse. Ja teate, selle kohta on hästi huvitav, mida ma varem ei olnud üldse näinud. Oli ka Psalm 139, kindlasti teate seda kirja kohta, kus ta ütleb, Taavet ütleb issandale, ma tänan sind, et ma olen nii kardetavalt imeliselt loodud, imelised on sinu teod ja seda tunneb mu hing hästi. Mu luud ei olnud varjul sinu eest, kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavuses imeliseks kooti. Ja ma ei olnud seda kunagi seal niimoodi näinud, et appi meid loodi salajases paigas. Ja see kirjakoht, kus ta ütleb Jeesus, et sina, kui sa palvetad, mine oma kambrisse ja sule uks ja palu oma isa, kes on salajas ja su isa, kes näeb salajasse, tasub sinule. Nii et see selline, ma lähen salajasse, ma lähen tagasi sinna, kus Jumal mind lõi, kus ta kudus mind olevaks. Teate, kui eriline nagu privileeg, see on just sellepärast, kust me alustasime, et meil on ligipääs, meil on õiguslik ligipääs tema ligiollu. Ja kui võib-olla olete kuulnud sellist lauset, et ülistame ja läheme koos Jumala trooni ette. No ma mäletan, kui ma seda esimesi kordi kuulsin, ma mõtlesin, et ei see on küll nüüd ikkagi mõeldud endast nagu päris palju, et sa võid lihtsalt umbes marssida sinna Jumala trooni ette ja kes sa arvad, et sa nagu oled. Et ma ei tea, kas see päris nii käib, aga see jällegi näitab seda, et teate, kuidas lapsed on ju.
et lastel põhimõtteliselt ei ole vahet, kas ta on talupoja laps, kas ta on ärimehe laps, kas ta on kuninga laps, on ju. Kui laps tahab oma issi juurde minna, siis ta lööb jalaga ukse lahti, jookseb talle otse sülle, ütleb, et issi, mul on raha vaja. Näiteks, või issi, mul on süüa vaja, ma tahan seda, teist või kolmandat. Ja tegelikult see sama lapse õiguse vaim on meie sees. Ja meie suhtumine Jumalasse muidugi suure aukartusega, suure teadmisega sellest, kes ta on. Aga see, et meil on ligipääs otse sinna. Teate, me peaks nagu elama selle teadmisega, et mul on ligipääs kuningale. Mul on otse tee kuningale. Ja kas te mäletate, kui röövel ristil suri ja see on vist maailma kõige kiirem või lühem päästepalve, on ju, kus ta seal enne oma surma viimase hingetõmbega ütles, et Jeesus, kui sa lähed oma kuningriiki, ehk siis ta tunnistas, et Jeesus on kuningas, siis mõtle minu peale. Ja juba sellest piisas, et ta oli juba arvatud Jumala kuningriiki. Nii et kui nagu see ligipääs tänu Jeesusele on tehtud nii kättesaadavaks, siis jällegi see, mis meid ülistuses enamasti segab uskumast ja vastu võtmast Jumala käest tema armastust, on see vastik ärateenimise süsteem, et kes mina olen. Aga Jeesus jätab meile neid näiteid rohkem ja palju nii hästi, et ei ole lahutust, ei ole piiri. Ja kui me oleme nüüd loodud, oleme uueks loodud, oleme loodud saama Jumala moodi. Mäletate kohe loomise alguses Jumal ütleb, et tehkem inimene meie sarnaseks. On ju? Nii et Jumal tahtis luua kedagi, kes saab loomise lõpuks tema sarnaseks. Siis me võime isegi öelda niimoodi, et sinu süda, see sinu sisemine inimene, kes on uueks loodud, see on see, kes sa päriselt oled, on ju. Olete muga nõus, ma loodan. Mitte su väline keha, mitte su hing ja emotsioonid ja need kõik muutuvad, on ju. Aga see, kes sa päriselt oma südames oled, see osa sinust, kes elab igavesti, see on see, kes sa päriselt oled. Ja ma ei tea, kas te olete kogenud sellist asja, et te võib-olla olete ülistuses või tulete mõnele koosolekule, te kogete imelist Jumala ligiolu ja siis te nagu mõtlete, et nojah, et siin on nagu tore küll, aga kui ma lähen ära, aga see ei ole päriselt see, kes ma olen, see on nagu siuke hetkeline ja see sellepärast tundub võib-olla võlts või see tundub nagu, et see ei ole päris või et see ei kesta. Aga teate, ma ütlen teile täna hommikul, see on täpselt vastupidi. See, kes sa oled Jumala ligiolus, see on see, kes sa päriselt oled. Ja see kõik muu, mis praegu veel ei ole niimoodi, see on saamas Jumala näoliseks, see on saamas selleks, et me võiksime päriselt püsivalt püsida selles. Ja ma ei tea, kas see teile tundub nagu täiesti ulme võimatu ülesanne. Mulle see tundub nagu väga, kas see võiks päriselt võimalik olla, et nii nagu me oleme siin koos Jumala ülistuses, et vot nii ma võiksin elada ja iga päev toimida. Ja me teame, et see on võimalik. Ma ei tea, kas te olete kuulnud sellisest mehest nagu vend Lawrence, brother Lawrence oli üks selline, ma ei mäleta täpselt, mis denominatsiooni munk ta oli, aga tal on ka üks raamat, mille nimi on Jumala ligiolu harjutamine või nagu kogu aeg Jumala ligiolus olemine. Ja ta pühendas oma elu sellele ja ta elu lõpuks Jumala ligiolu selle mehe ümber oli nii suur, et inimesed rändasid üle kogu maailma lihtsalt, et olla ta juures. Ja tema elas oma kloostri elu, ta haris oma aeda, ta pesi nõusid, ta kooris kartuleid, ta ei teinud suuri äratuskoosolekuid, aga tema lihtsalt teenis mungana oma teenistust ja inimesed tulid lihtsalt, et olla ta juures, sest et Jumala ligiolu temas oli nii võimas. Ja sama me võime öelda kindlasti, kui me vaatame Peetrust, on ju, ta ei teinud midagi, lihtsalt Peetruse vari juba tervendas inimesi. Muuseas, ma unustasin küsida enne, kas keegi koges ülistuse ajal, et mingi tervenemist või mingit, et midagi läks paremaks, peavalu või midagi, kui kellelgi nagu midagi läks paremaks, võite mulle lehvitada, siis see julgustab mind ka. Või kui mitte, siis äkki no siis ongi, palvetame edasi. Me võime ka pärast koosolekut palvetada ja kindlasti ka need, kes ülekannet vaatavad, ma usun, et see kehtib neile täpselt samamoodi. Nii et see, et Jumala ligiolu on see, mis teeb meid selleks võimeliseks. Teate, kui äge on, me kohe jõuame ülistuses selleni, et kuidas nagu Jumal on ülistuse üles ehitanud, aga me ei saa mööda minna sellest Jumala ligiolust. Ja me teame, et Jumala vaim on meiega, ta on maailmasse välja valatud, ta on igal pool alati, on ju. Ja me teame, et kui me oleme uuesti sündinud, siis ta on ka meie südames, ta on meiega, meie sees. Aga Jumala sõna
olete kuulnud, kindlasti ütleb, et kus on 2 või 3 tema nimel koos, seal on Jeesus nende keskel. Nii et kui on vaja öelda, et kui te olete koos, siis ma olen teie keskel, siis järelikult seda on nagu natuke rohkem kui see, et ta on kogu aeg igal pool, on ju. Ja siis võib-olla olete lugenud, kuidas Saalomoni tempel, siis kui see valmis sai, siis öeldakse, et Jumala auhiilgus, tema ligiolu täitis selle templi niimoodi, et preestrid ei suutnud isegi sisse minna. Nad olid silmini maas, keegi ei saatnud need, et see ligiolu, mis seal oli nii suur. Nii et me saame aru, et Jumala ligiolul, sellel auhiilgusel, mis tuleb, mida me saame kogeda, sellel on kraadid. Ja kõige ägedam, eriti meie jaoks täna, siin on see, et mida rohkem meid koos on, need, kes kannavad püha vaimu enda sees, seda rohkem, seda suurem on Jumala ligiolu meie keskel. Nii et sellepärast on kogudus, mäletate, kui kogudus sündis 4 pühipäeval, siis nad olid koos. Jeesus ütles, et ärge minge kuskile välja, ärge tehke, ärge teenige mitte midagi, enne kui teile on antud vägi taevast. Nii et koguduse koos olemine, see, miks me üldse siia tuleme kokku suures osas, on selleks, et Jumal tahab oma vaimu selle inimeste hulga peale, mitte selle maja peale, kui üks on väga ilus maja, aga mitte nagu need hooned ei ole see, mis seda kannavad nagu vanasti, vaid need inimeste kogumid, kes kannavad Jumalat, need on need templid. Ja teate, mis templites on? Altarid, on ju. Ja vot sellest ma tahtsingi rääkida ka natukene. Enne kui ma altaritest räägin, ma loen ühe kirjakoha veel, see on Psalm 24. Ja jällegi võib-olla te olete kuulnud seda, aga kuulake korraks nagu ühe sihukese värske kõrvaga. Kes tohib minna issanda mäele ja kes tohib seista ta pühas paigas? See, kes on süütu kätelt ja puhas südamelt, kelle hing tühja ei himusta ega vannu pettuseks. Tema saab õnnistuse issandalt ja õiguse oma Jumalalt, kes on tema pääste. See on sugupõlv, kes teda nõuab, kes otsib su palet, sinu ligiolu. See on Jaakob, see on Jumala rahvas. Ja nüüd 7. salm ütleb, teie väravad, tõstke oma pead ja teie igavesed uksed saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla. Kes on see aukuningas? See on issand, tugev ja vägev, issand, vägev sõjas. Ja need igavesed uksed, mida siin mainitakse, kui te mõtlete korraks, mis on siin maailmas, mis on igavene? Kui ütleme see maailm, see maakera, kõik see loodus, mis siin on, ühel hetkel kulub ära, see ei kesta igavesti, me teame. Mis iganes muud asjad, riigid siia üles ehitatakse, need ei kesta igavesti. Puud, loodus, selles mõttes ei kesta igavesti, loomad ei kesta igavesti. Tähendab, loomadel võib-olla hing kestab, ma ei tea. Aga kes siin maailmas on, kes on igavesed? Meie, jah, sina oled igavene. Nii et see südame isik, kes sa siin sees oled, see on igavene. Nii et kui see salm räägib siin igavestest ustest, siis ta räägib sinust. Ja kui ta ütleb siin, et teie väravad, tõstke oma pead ja teie igavesed uksed saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla. Teate, see räägib sellest samast, millest me just enne ütlesime, et me oleme sündinud mitte siit maailmast, vaid me oleme kusagilt mujalt sündinud. Me ei ole siit maailmast ja kui meie teame, kes me oleme, kust me oleme sündinud ja me oleme osaduses sellega, kellest me oleme sündinud, vot siis see värav, see saab lahti tehtud. Ja kuidas ta saab lahti tehtud? Psalm ütleb väga selgesti, tulge sisse minu väravaist tänuga. On ju? Kas te teadsite, et tänu on mega suur relv ja tulge minu õuedesse kiitusega. Ma olen nii palju naernud, kui ma loen Vanas Testamendis, kui oli mingi Iisraeli rahva sõjakäik ja siis öeldi, ja ülistajad pange kõige ette. Siis ma mõtlen, et okei, et seal oli nagu mingi terve vägi, mingeid suuri sõjamehi, kes olid kõik väga osavad relvadega. Aga esimene, kes välja saadeti, oli keegi kitarriga nagu reaalselt. Et selles mõttes sa mõtled jällegi loogiliselt, et nagu inimmõistuse järgi see on narrus, on ju. Miks Jumal seda tegi? Muidugi seal võis olla see, et sa ei saa loota iseenda peale, kui sa kitarriga lähed sõjaväele vastu, on ju. See juba, sa saad aru, et kas Jumal aitab või ma saan surma. See on väga loogiline. Et see on juba see üks asi, aga teine asi on see, et see ülistuse funktsioon
on väga oluline Jumala jaoks, et ta näitlikustas seda Iisraeli rahva käimises koos Jumalaga. Mida nad tegid, kui nad ümber Jeeriku marssisid, on ju? Nad käisid, nad olid vait. Ma usun sellepärast, et nad ei saaks rääkida uskmatust, et nad ei saaks rääkida, see kindlasti ei tööta, see kõik on nii nõme, miks me peame siin 7 korda käima ja nii edasi. Nad ei tohti midagi öelda. Aga siis, kui nad tõstsid oma hääle, see oli see hetk, kui need müürid langesid. On ju? Nii et see need väravad, mille kaudu Jumala vägi saab meie ellu sisse tulla, see on väga selgelt, see on sinu süda, mis ülistab Issandat. See on see, mis annab loa au kuningal oma väega tulla sinu ellu. Ja teate, kui kõige raskem on ülistada, siis kui sul ei ole mingit põhjust inimlikult, et ülistada, kui on raske, kui ongi nagu sul tekib mingi ületamatu probleem, siis su esimene reaktsioon ei ole halleluuja. Tegelikult võiks olla, on ju. Et ma arvan, et see aitaks meid päris palju. Äkki meil tekib selline reaktsioon veel, aga hetkel võib-olla veel ei ole. Aga teate, see on nii huvitav, kuidas Jumal kõneleb selliste nagu sümbolite keeles, et seesama nagu meie pingutus, et me ei vaata seda maist võimatust, vaid me hoiame oma pilgu sellel, kes on kõik võimas. Tema võimekusel, isegi kui me oleme silmitsi asjadega, mis ongi inimlikult võimatud. Teate, mida see teeb? See ei tee Jumalat suuremaks, see muudab meid. See teeb meie sees midagi, mis nagu, ja see on, mis ma arvan, ongi see, miks Jumalale ülistus on nii oluline, see on nii hinnaline. Ja kas te teate, kuidas pärlid sünnivad merepõhjas? Seal on niimoodi, et need pärlikarbid, või ma ei tea, kus nad elavad täpselt, ma arvan, et meres, jões ka võib-olla. Kuskil, kus need pärlikarbid elavad, väike liivatera satub pärlikarbi sisse ja see liivatera hakkab nagu hõõruma ja ärritama seda pärlikarbi, seda elukeskkonda seal. Ja siis seda nühitakse nii kaua, kuni sellest liivaterast, tavalisest liivaterast saab ärrituse kaudu saab pärl. Ja siis neid püütakse ja tehakse lahti ja siis me saamegi oma pärle, saame sealt. Ja teate, kui huvitav on see, et Ilmutuse raamatus me loeme, et Jumal ütleb, et uus taevas, uus maa, uus Jeruusalemm ja selle väravateks on 12 hiigelsuurt pärli. On ju, kui väravad olid ülistus, kui meie pidime saama nendest uusteks ja ülistust on nii raske teha selle ärrituse ja see on nii selge pilt sellest, on ju, kuidas Jumal tahab meie sees teha ühte tugevust, ühte vaimset, sellist üleloomulikku ust, mille kaudu tema vägi saaks sisse tulla. Ja teate, see on tõesti selles mõttes ma arvan, et on oluline mainida, et võib-olla ka inimesed jällegi, kes ei ole kirikus kaua aega olnud, ei saa aru, miks meil on kogu aeg vaja Jumalat ülistada. Kas tal on nagu alaväärsuskompleks või kas tal on nagu puudu midagi, et ta peab kogu aeg nagu sa oled nii suur, sa oled nii hea. Aga see tegelikult vastus on selles, et see, mida sa ülistad, see on see, kelleks sa muutud. Nii et võib-olla olete näinud inimesi, kes ülistavad kuulsust, kes ülistavad raha, kes ülistavad mõjuvõimu, milliseks nad muutuvad. Ja kui Jumal, kes on täielik headus, mida ta võiks tahta meie jaoks, kui ta tahaks meie jaoks kõige paremat? Siis ta võiks tahta ju seda, et meie muutume tema sarnaseks. Nii et kui me oleme loodud sellise funktsiooniga, et me midagi peame ülistama ja see on tema poolt nii loodud, et me saaksime tema näoliseks, siis see, et kui me ülistame teda, siis meie muutume tema sarnaseks. Nii et see ei ole Jumala pärast, see on meie pärast ja sellepärast, et tema meid armastab. Ja võib-olla veel altaritest tahtsime rääkida, aga enne kui me sellest räägin, sest et altaritega on hästi seotud ohvrid ja mida me altari peale paneme. Ja kui väga lühidalt veel seda kirjeldada, ma ei hakka pikalt rääkima, sest sellest võiks tõesti hästi pikalt kõikidest asjadest rääkida. Aga Vanas Testamendis me näeme, et altarid olid ehitatud kividest, on ju. Ja Uus Testament ütleb, et meie oleme elavad kivid. Uus Testament ütleb, et me oleme püha preesterkond, kes on kutsutud Jumalale ohvreid tooma ja meie ise oleme elavad kivid. Ja täpselt nii, nagu me enne ütlesime, vaadake, kui need kivid kõik kokku tulevad oma vahel, mis siis moodustub? See on see tempel, see on see altar, on ju. Ja kui me toome ohvri, siis mis ütleb piibel, et mis on meie ohver?
Õnneks me ei pea siin loomi ohverdama, see on tõesti väga tore et me ei tule pühapäeva hommikul ja pea loomi ohverdama. Tänu Jeesusele. See on tõesti parem see uus leping, milles me oleme. Aga mida me toome ohvriks, on oma huulte vilja. Me toome tänuohvreid ja täpselt nii nagu me enne ütlesime, et me tuleme väravaist, Jumala väravaist sisse tänuga. Ja kui te teate seda Iisraeli nii-öelda seda templi ülesehitust, siis kõigepealt sa tuled sisse väravatest, siis sa jõuad õuedesse ja siis seal on erinevad asjad, ma ei hakka seda kõike kirjeldama, aga siis seal on üks pühapaik, mis on ümbritsetud erinevatest kardinatest, see on nagu sihuke kamber ja siis selle sees on veel kõige püham paik. Nii et ülistuses, kui me tuleme, siis on nagu erinevad staadiumid ja sellepärast on ka hästi oluline, et me alustaksime näiteks tänuga. Muuseas, kui sul on mega halb hetk ja masendus ja siis päriselt see, et näiteks Jumal ütleb piiblis, et tänage lakkamata. See ei ole mingisugune võimatu käsk, et nagu sa pead õnnelik olema isegi raskuste keskel. See on strateegia. See on reaalselt vaimne strateegia, mis ta on meile kirja pannud. Et kui sul on kõige raskem, siis võta üks ainus asi, millest sa tänulik oled. Näiteks, et sa veel hingad. Lihtsalt see, et veel ei ole su elu läbi, veel on lootust. Nii kaua, kui sa hingad, nii kaua on Jumalal sulle lootust ja tulevikku. Seda ütleb piibel väga selgesti. Nii et kui sa veel hingad, siis on veel lootust. Nii et siis sul on veel võimalik, ma veel hingan, ma tänan. Nii et see on strateegia. Aga saate aru, kuidas seda, ma ei hakka pikalt sellest rääkima, aga seda kasutatakse meie vastu ära. Kuidas vaenlane tuleb, ütleb, et no aga kuidas sa kiidad seda Jumalat, vaata, ta ei tee ju sulle mitte midagi. Ja see läheb jälle sellisesse paganlikku mõtteviisi, et Jumala teenimine on midagi, et meie teeme talle ja tema teeb meile. Ja see tahab kogu aeg ära väänduda, nii et me peame püsima selles armastuse, et me teame, et me ei teeni midagi ära, vaid me võtame vastu Jumala käest ja me usume seda armastust, isegi kui me ei näe veel kõike, mida ta on meie heaks teinud. Nii et altar, kivid ja enne kui ma ohvrist räägin, siis ma võib-olla mainin ära lihtsalt selle, et minu jaoks võib-olla kõige suurem õppimise koht, ülistuse kohta oli PLL-i laagrites ja siin paljud teie kogudusest ka kindlasti teavad neid ja mina tegin neid laagreid 17 aastat alates sellest, kui ma olin väga väikene ja olin selles töös kaasas väga kaua ja teate, kui äge oli see, et ma arvan, et ma oma kõige suuremad eluõppetunnid sain just sealt. Ja kõige ägedam selle juures oli see, et meil oli 0 raha, 0 vahendeid, mitte midagi ei olnud. Nii et kui mu ema kõige esimest laagrit korraldas, siis tal oli, kuskilt oli mingi toetus saadud selle jaoks, aga ta oli kokku helistanud üle Eesti kõik kõige paremad pühapäevakooli õpetajad. Nad kõik olid nõus olnud tulema ja siis umbes 2 nädalat enne laagri algust nad hakkasid kõik üksteise järgi helistama, et ma ei saa tulla, ma jäin haigeks, ma pean ära minema. Ja siis järelikult tal ei olnud nagu mitte kedagi, ühtegi meeskonnaliiget ei olnud selles päris esimeses laagris. Ja siis nad vaatasid oma sekretäriga üksteisele otsa, ütlesid, et no ma ei tea, kas me jätame siis laagri ära või mis me teeme. Ja siis see sekretär õnneks ütles, et ei, palvetame. Ja nad palvetasid ja palve ajal neil tuli mõttesse mõlemale selline asi, et oota, aga meil on mõlemal teismelised lapsed, kes on just ka nagu kirikus nagu aktiivseks saanud ja otsivad Jumalat ja niimoodi. Siis kas me oleme hullud, et me nagu mõtleme, et nagu teismelistest teeme sellise meeskonna, kes siis hakkab lastele laagreid tegema, et no see tundub ilmvõimatu ja niimoodi sündis PLL. Et täiesti need, kellel ei olnud mingit kogemust, aga kes olid täiega tulised Jumala järgi, ütlesid jaa, muidugi me tahame minna teenima. Ja siis kogu see laager sündis niimoodi, et meil ei ole programmi. Jumal, mis me teeme? Meil ei ole oskusi piiblitunde teha. Jumal, ütle, mis me ütleme peame. Nii et see oli nagu absoluutne täielik sõltumine sellest, et kas Jumal annab selle info või mitte. Ja absoluutselt kõik. Eelarve, programm, piiblitunnid, kõik asjad olid täpselt selle sama mudeli järgi. Ja miks see minu jaoks nii suur, oluline eluõppetund oli sellepärast, et nendes laagrites ja kes võib-olla teist on käinud seal või on lapsed käinud, on rääkinud, nendes laagrites oli nii eriline Jumala ligiolu. Ja teate, kui ma aasta-aastalt nägin seda ja me kolistasime igasuguseid ämbreid, üritasime teha ette pikalt maailma kõige paremat programmi ja siis lõpuks ikkagi oli see, et ei, me peame lihtsalt me peame minema sellega täpselt, mis Jumal annab ja kui ta kuni viimase hetkeni ei anna midagi, siis me ootame ja seal meil tekkis selline, teate nagu Mooses ütles, kui sinu ligiolu ei lähe meiega kaasa, kui meil ei ole sinu sõna, mille jaoks, siis me ei tee.
meil tekkis täiesti selline, nagu me hoiame küünte ja hammastega kinni sellest, et me läheme ainult selle peale välja, mis me sinu käest oleme saanud. Ja nendes laagrites oli nii eriline, ma ei ütleks, et seal olid eriliselt võitud ülistajad või et seal olid mingid imeinimesed. Seal olid tavalised noored inimesed, kes lihtsalt ütlesid, et Jumal, me oleme täiega välja müüdud sinu jaoks ja me oleme nagu kõik andnud sinu kätte. Nii et minu peas väga näitlikult sai selgeks see, et see, kui alistunud me oleme Jumalale, sellest sõltub väga palju see, et kui sügavale me saame minna koos temaga. Ja ongi, mina võib-olla võib öelda suures piires, et oma elu olengi üritanud samamoodi elada, et ma küsin kõige jaoks Jumala juhtimist. Ma küsin, Jumal, kas sa oled siin, kas sa lähed sinna, mida ma siin pean tegema. Ma ei saa alati 100% selgeid vastuseid, aga see ei nagu võta ära seda küsimust minult, et ma tahan ikkagi minna ainult selle peale, mis mul on, isegi kui see on üks väike mõte või üks väike suunis. Ja teate, Jumal on nii ustavalt nagu näidanud, et ka ma arvan, et Gunnar teab seda hästi ja kes vähegi on pidanud teenima. Kui sa tuled ja seisad inimeste ees, sa saad aru, mul ei ole mitte midagi anda. Sa tuled lihtsalt, sa oled nagu see inimene, kes läheb 5000 meest tahavad süüa, pluss naised, lapsed, sul on 5 leiba, 2 kala. Sa ütled, kui Jumal nüüd ei õnnista, kui tema seda ei paljunda, siis siit ei tulegi mitte midagi. Nii et kui me nüüd jõuame selle ohvrini, siis kes on võib-olla kõige näitlikum ohvripilt meile Vanast Testamendist on kindlasti Iisak ja Abraham. Ma ei küsi teilt täna küsimusi, ma ütlen teile kõik vastused täna ette. See oli Iisak, on ju. Ja me teame, et Iisak selleks hetkeks, kui nad Abrahamiga mäeotsa jõudsid, ta oli kindlasti juba vähemalt teismeline. Ta võis olla ka hilisteismeline, mis tähendab, et kui Abraham oli vana mees, siis ei ole võimalik, et Abraham sunniviisiliselt ta sinna altarile kinni sidus. See pidi olema, et Iisak oli nõus olema see ohver. Ja kui me nüüd teame, kuidas see lugu edasi läks, Abraham oli tegelikult nõus. Seal on kirjas, et Abraham arvas, et kui vaja, siis Jumal võib Iisaku surnuist üles äratada, kui ta peaks ta päriselt ära tapma. Aga me teame, et Jumal sekkus, ütles Abraham, ära tee seda. Ma näen, et su süda on sellel nagu tasandil, et sa annaksid mulle ära isegi oma kõige kallima. Nii et põhimõtteliselt see on see sama olukord, et Jumal, kui sina nüüd ei sekku, kui sinu vastus ei tule, kui sinu varustus ei tule, siis kõik, mis mu elus on kallis, siis see kõik läheb nagu. Ja Abraham põhimõtteliselt oli nõus tegema selle ohvri. Ja minu jaoks see on nagu kõige selgem pilt sellest südameasendist, mida ma usun, et kuhu Jumal meid on kutsumas. Et kui sa eladki sellise mõtteviisiga, et Jumal, ma astun usus selle peale, mida sa oled mulle andnud ja kui sina nüüd läbi ei tule, no vot, siis ei olegi mitte midagi, siis on häving ja on krahh. On ju? Ja miks see on oluline ülistuse jaoks on see, et kui me tuleme ja me ülistame Jumalat, aga me ei ela alistumises, täpselt nii nagu Abraham ja Iisak, siis sellel ülistusel ei ole väga suurt mõtet. Need ei ole maagilised laulud, need ei ole maagilised sõnad, et see ei ole mingi vormel, mida tuleb täita selleks, et Jumala vägi hakkaks tööle mu elus. See kõik on ikkagi seotud meie südamega. Ja me teame, et see kõige imelisem asi on see, et Jeesus, on ju, Jumal andis selle täiusliku ohvri. Ja kui me nüüd vaatame korraks viimase väikse pildina ühte teist altarit, kuidas Eelia, on ju, tal oli Baali prohvetitega oli duell ja siis oli küsimus, et kelle altarile langeb tuli, on ju. Ja siis me teame, Baali prohvetid tegid seal igast, ma ei tea, tantsu ja 30 ööpäeva või kaua nad seal olid. Igasugust rõvedust, nõidusid, tegid mida iganes, 0, mitte midagi juhtunud. Mitte tuld ei tulnud, on ju. Ja siis Eelia ehitas selle altari, kaevas sinna veel kraavi ümber, pani vett peale, seega muutis on kõik prohvetlik. Aga see point selles loos on see, et Jumala altarile, mis on talle meelepärane, Jumala vastus on tuli, on ju. Ja see on see, kust me alustasime. See on see, et kui sa oled selles ülistuses, kus sa tood oma ohvri, sa lähed tänuga sisse tema väravatest. Me tuleme elavate kividena kokku, see on täpselt see, mida me täna muuseas tegime. Võib-olla te isegi ei teadnud, et me seda täna tegime, aga vaimses mõttes see on see, mis siin täna ka juhtus, on see, et me tulime kokku
kokku elavate kividena, me tõime oma huulte ohvri. Ja tegelikult minu arust Gunnar enne mainis seda ka, et palju lihtsam oleks lihtsalt tulla ja näiteks ohverdada oma aega. Või et jah, ma käisin kirikus, näe, ma andsin oma aja sinna, järelikult ma ohverdasin Jumalale, on ju. Või anda oma raha, ma maksin 10, sellest piisab. Muidugi oma aja, oma raha andmine on ka meie ülistus, absoluutselt. Aga kui me räägime, mis on Jumalale meelepärane ohver, siis Taavet ütleb seda hästi selgesti, on ju. Et Jumal ütleb, et minule meelepärane ohver on puruks pekstud vaim ja murtud süda. On ju, Psalm 51:19, Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim, murtud ja puruks löödud süda. Nii et see on tegelikult see, mille jaoks Jeesus tuli. Et kui sa tood talle ohvriks, sa tuled tema juurde, ütled, et Jeesus, mu süda on katki. Ma olen vangis selle asja käes ja ma tahan võt selle sinu kätte tuua. Ja teate, mis Jeesuse vastus sellele on? See on nii imeline. Jeesus, kui ta alustas oma teenistust, ta luges Jesaja 61. peatükis, ta ütles, issanda Jumala vaim on minu peal, sest issand on mind võidnud, ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kellel on murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi, kuulutama issanda meelepärast aastat ja meie Jumala kättemaksupäeva, trööstima kõiki leinajaid ja andma Sioni leinajail laubaehte tuha asemel, rõõmu õli leinarüü asemel, ülistusrüü kustuva vaimu asemel. Nii et meie ülistus peaks tegelikult välja nägema niimoodi, et me tuleme Jumala ette ja see, mis meie südames päriselt on, võib-olla seal on küsimused, võib-olla seal on kahtlused, võib-olla seal on pettumus. Kui sa selle tood Jumalale, vot siis Jumal ütleb, vau, vot see on mulle meelepärane ohver. Mitte see, et me täidame kohustust, me täidame mingit religioosset vormi. Ja viimase võib-olla mõttena ongi see, et kui me tuleme üheskoos kokku, siis me saame nagu ühe teatava sellise nagu vaimses mõttes selle koguduse kogemuse sellest, mis on ülistus. Aga Jeesuse elu näitel me teame, ta näitlikustas, kuidas meie peaksime käima koos Jumalaga. Me nägime, et ta väga sageli läks üksi ära salajasse paika. Nii et see, mida sa siin pühapäeval koged, see on eelmaitse sellest, mida sa võid oma isiklikus ülistuses, oma isiklikus vaikses ajas koos Jumalaga kogeda. Ja ma usun, et teate, see ei kuku meile niimoodi kogemata sülle. Keegi peab rääkima sellest, keegi peab looma selle et päriselt, et kas ma võin minna oma vaiksesse aega ja kogeda sellist osadust Jumalaga ja vastus on jah. Ja vastus on jah ja rohkem veel. Ja teate, Jumal on mind viimasel ajal sellega täiesti nagu väljakutse mulle esitanud, et Johanna, et kas sa usud, et ma saan sulle veel rohkem anda, ma võin sind veel rohkem täita. Selles on sügavust, on nii palju enam, kui sa oled kunagi arvanud ja ma kogu aeg pean mõtlema, et okei, see ei ole veel lagi, veel rohkem on saadaval, veel rohkem on võimalik. Ja teate, ma olen nüüd lõpuks hüljanud sellise nagu, et kas kõik on õigesti, raamid, kastid, mis iganes. Mul on üks eesmärk ja see on Jumala süda ja sellest nii nagu, ta nagu bulldog, võtab kinni ja ei lase lahti. Ja siis mis iganes sinna tee peale jääb, ma tean, et minu vead on kinni kaetud tema armuga. Ma tean, et minu puudujäägid ei ole talle probleemiks. Ma tean, et tema teeb selle töö minu sees lõpuni. Nii et ma jätakski võib-olla selle väikese mõtte teile siia lõppu, et kui meie kanname seda tuld üksinda ja üheskoos ja teate, me ei saa seda üksinda teha. Mõni inimene mõtleb, et ma olen ise Jumala tempel ja üksinda suudan kõike teha ja see lõpeb väga halvasti, väga kiiresti. Meil on vaja seda koguduse osadust, seda ühist templi osadust, see, kus me oleme ühine altar Jumalale. Ja siis me saame koos selles ülistuses elada nendes vaimsetes reaalsustes, et see värav meie kõikide eludes saab avatud. Ma tean, et see oli väga pikk ja vaimulik tekst, aga ma usun, et see on midagi, mida Jumal väga-väga tahab teile anda. Ja siis see viimane mõte selle Eelia kohta oli see, et kui see tuli oli langenud sinna altari peale, siis Jumal andis Eeliale väe tappa kõik Baali prohvetid. Ja tänu Jumalale, tänapäeval me ei tapa kedagi füüsiliselt, me räägime vaimsetest asjadest, on ju. Aga kas teie tahaksite, et teil oleks vägi, et minna välja maailma ja igal pool, kus te näete kurjust, igal pool, kus te näete seda, kus ebajumalad on saanud mingi altari ehitada või midagi, tahaks lihtsalt et ma nüüd virutan, et Rakvere linnas ei oleks enam pimedust, et
Tallinna linnas ei oleks enam vot seda, teist ja kolmandat. Ja me ei saa seda muidugi lahmides teha. Me peame minema selle järgi, mida Jumal näitab. Aga teate, see on võimalik, sest et valgus, mis on meie sees, see on nii palju suurem. See vägi on nii palju suurem, kui mis tahes see pimedus, mis meie ümber on. Nii et ja viimane salm teile. Isaiah 60. Loen teile selle lausa päris piiblist. Mitte digitaalsed ei oleks päris piiblid, aga see on lihtsalt liiga hea, et mitte. Isaiah 60. Ja võib-olla te teate seda, kuidas see algab. Selle esimesed sõnad on tõuse ja sära. Olete kuulnud, on ju? Ja ma olen alati mõelnud, et no mis asja, et mis ma peaks olema nagu mingi säraküünal ja olema hästi rõõmus või mida see tähendab, on ju? Ja siis ma uurisin, et mida see tegelikult algtekstis, see sõna, see sära, tõuse ja sära, mida see tähendab. Ja see tähendab tõuse, tõusma, vägevaks saama, võtma positsiooni, saama rajatud, saama vägevaks ja tõusma ülesse. Nii et ilmutuse raamatus me teame, et Jeesus ütleb Johannesele, tule üles, tule siia ülesse, saa vägevaks selle läbi, et sa tõused sinna, kuhu sa tegelikult oled loodud. Nii et tõuse ja sära, sest sinu valgus tuleb ja Jehova auhiilgus koidab su kohal. Sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab Jehova ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust. Nii et ma usun, et see on see, mida ka Jumal tahab sellele kogudusele ohtrasti välja valada.